Tere tulemast meie virtuaalsesse salongi. Tänases muutunud maailmas peame asju tegema eriti nutikalt, innovatiivsetele tehnoloogiatele põhinevalt ja muidugi keskkonnasäästlikult. Just nagu seda teeb uus täiselektriline mahtuniversaal e-Vito. e-Vito järgib Mercedes-Benz mahtuniversaalide eristuvat ja isikupärast disainikeelt. Erilisema ilme saab masinal anda kroomkattega esivõre ja erinevate kergmetallvelgede abil. Ja kerevärvide valikust leiab nii metallik, mitte metallik kui suure valiku erivärve. Kõik kõrge kulumiskindluse ja vastupidavusega. e-Vito Tourer on tõeliselt mitmekülgne auto. Sobib esmaklassilise taksoteenuse pakkumiseks, hotelli transferbussiks või meeskonnabussiks mis tahes elualal. e-Vitos on juhiga koos kohti lausa 9 inimesele. Ning tõeliselt imetusväärne on, et kogu selle meeskonna vedamine toimub absoluutselt heitmevabalt. Loomulikult on e-Vito Toureri istmete süsteem paindlik. Salongis saab istmed paigutada 2-3-3 süsteemis, et mahutada kuni 8 inimest. Kui te vajate ees ruumi 2 kaassõitjale, saab 2-kohalise kõrvalistujate pingi lisavarustusena tellida, võimaldades kokku mahutada kuni 9 inimest. Ja Eesti ilma arvestades ei saa mainimata jätta standardvarustuses olevat istmesoojendust nii juhi kui kõrvalistuja jaoks. Aga räägime natukene lähemalt mootorist ja akudest. e-Vito puhul on südameks asünkroonmootor. Elektromehaaniline konverter, mis muudab elektrienergia mehaaniliseks liikumiseks. e-Vito Toureri dünaamilise esiosa all peitub elektriajam, mis suunab ratastele kuni 150 kW. Energia salvestatakse liitium-iooni akusse, mis asub auto põhjal, paigutatuna madalale ja keskele. Sellel on positiivne mõju e-Vito Toureri juhitavusele. Standardmudelik tippkiirus on 140 km/h. Lisana tellitav 160 km/h tagavad piisava kiiruse ka maanteel. Võimsuseks annab elektrimootor maksimaalselt 204 hobujõudu ning tagab pöördemomendi maksimumiks 362 Nm. Tippkiirusel 13 000 pööret minutis. Kõrgepinge aku on paigaldatud auto põrandasse. Nii ei mõjuta see ruumi mahtu. Et tagada aku maksimaalne kaitse nii tavaoludes kui ka liiklusõnnetuse korral, asub selle ees kaitseraud ning külgedel turvatalad. Tänu kombineeritud laadimissüsteemile saate oma e-Vito Tourer Prod laadida paindlikult nii avalikes laadimisjaamades kui wallbox seinalaadijates. Minimaalne laadimisaeg kiirlaadimisega on 45 minutit. Laadimiseks pistetakse laadimiskaabel CCS laadimispessa vasakul eesmises kaitserauas. Kui wallbox seinalaadijat või laadimisjaama pole saadaval, saab akut laadida ka majapidamisvõrgust. Parimad tulemused saavutatakse ikka targa auto ja targa juhi koostöös. Juhil on valida 3 sõidurežiimi vahel ning sellega elektrikulu ja seega sõiduulatust optimeerida. Rekuperatsioonitasemeid on kokku 5 ning näiteks Drive Auto rekuperatsioonitaseme puhul rakendub automaatselt Eco Assist funktsioon, mis võimaldab aku energiat kõige efektiivsemalt kasutada. e-Vito puhul on juhile abiks mitmekülgne juhiabisüsteemide meeskond. Näiteks adaptiivne püsikiirushoidik, mis hoiab eesliikuva sõidukiga automaatselt pikivahet. Õhkvedrustus kohandub automaatselt koormaga. Intelligentne LED-tulede süsteem parandab nähtavust ja muudab seega sõitmise ohutumaks. Audio 40 multimeedia ja navigatsioonisüsteem pakub integreeritud navigeerimist ja suurt hulka kommunikatsiooni, info ja meelelahutusfunktsioone. Lisaks intuitiivset puuteekraaniga juhtimist. Mercedes-Benz Vito on läbi aegade tõestanud end kui tõeline tööloom. e-Vito lisab siia juurde kõige kaasaegsema elektritehnoloogia. e-Vito Toureri hinnad algavad 68 880 eurost. Ühesõnaga, üks nutikas Mercedes-Benz mahtuniversaal ootab nutikaid inimesi endaga proovisõidule Beho esindustesse. Särtsakat sõidurõõmu!